Lubasin seekord näidata kõiki AI kasutusviisi ja ma näitangi, aga enne on sulle veel ühe kasuliku tööriista oma vastuste visuaalseks vormindamiseks. Need punktid on mul siin kõik juba kirjas, aga teinekord on neid punkte nii palju, et neid on keeruline esimese hooga hoomata. Selle nimi on MarkMap ja AI teeb selle sulle ise valmis. MarkMap tuleb kahest sõnast, Markdown ja Mindmap. Markdown on selline teksti vormindamise viis, kus sa saad teksti lihtsalt otse kirjutada, ilma et sa peaksid menüüribalt bold või heading 1 nuppu otsima. Paned näiteks trellid ette, saad pealkirja, paned 2 paari trelle, saad alampealkirja ja nii edasi. Näiteks kõik Wikipedia artiklid on Markdownis kirjutatud. Mindmap, see on mõistekaart, ehk siis ideed hargnevad laiali ühe sellise suure puuna. Kui need kokku panna, saad Markdowni moodi teksti, mis muutub automaatselt mõistekaardiks. Ja nüüd tuleb lihtsalt paluda keelemudelil, et ta vormindaks vastuse sulle MarkMapi formaadis. Nüüd tuleb avada MarkMapi vormindaja, tekst sinna kopeerida ja vaata, mis juhtub. Selleks võid Google'is lihtsalt otsida MarkMap online ja boom, siin ta on. Laiali hargnev, klõpsatav, mõistekaart. Sa saad isegi siin hiirega ringi liikuda, sõita igale poole, võid siis kasutada seda sellise veebilehena või teha selle screenshoti ja kasutada pildina. Kiire disclaimer ka, MarkMap ei ole universaalne lahendus. Minu kogemuste peal on see päris äge, päris mitmes olukorras, aga on suurem osa olukordi, kus sellest absoluutselt kasu ei ole ja palju selgem oleks lihtsalt kogu info tekstiliselt vormindada. Seda sama AI kasutusjuhtude mõistekaarti vaatamegi järgmises videos detailselt. Proovi kohe järele, küsi mõnelt suurelt keelemudelilt, et ta teeks sulle MarkMapi mõne sind kõnetava teema kohta. Jaga kommentaaridesse, mis teemaga proovisid. Nüüd sa tead, et selline tööriist on olemas. Nii et kui tunned, et sul on seda vaja, siis kasuta, aga mõistlikult.